Isa, ma sain täna koolis nii suure viie, hõiskab kalamehe poeg koolis koju tulles. Pühapäeva koolis küsib kirikuõpetaja. Heiki, kas sina tead, missugused inimesed lähevad taevasse? Tulnud inimesed. Pühapäeva kooli lõpupeol astub väike Melissa kirikuõpetaja juurde ja küsib, kas ma võiksin teile midagi kõrvu sõlistada? Kirikuõpetaja kurtsutab kulmu, ütleb selle peale. Kas kõik kuulevad? Inimestel ei tohiks olla üksteisest saladusi. Väike Melissa mõtleb korraks, ütleb siis kõva ja selge häälega. Teil on püksilukk lahti. Vangivalved omavahel. Kas sa juba kuulsid, et Rasmus 7. kongist lasi jalga? Lõpuks ometi, see raua saagimise hääl hakkaski juba ära tuutama. Mees helistab tuletõrjesse. Appi, mu maja põleb, tulge kiiremini. Kuidas teile juurde sõita? Kas te olete lolliks läinud? Loomulikult suure punase autoga. Miks ei sobi õpetajad vangivalvuriks? Nad saadavad pätid uksed ära. Ja kalda seisab telk. Telkis lavab mees, kes püüab kalu. Telgi juurde satub teine mees ja küsib, miks te püüate kalu lammades? Mis tea, arst määras mulle voodirežiimi. Pärast mitmeaastaseid eksperimente tuleb 7. klassi osa järeldusele, et vihmaussid käivad kalal ainult ühe korra elus. Kuule naabrimeile, miks su vees on viimasel ajal nii kõhnaks jäänud? Noh, ta käib nüüd regulaarselt kalal. Kas tõesti? Ja nii hästi aitab tüsenemise vastu. Ja kuidas veel? Ta sööb ainult seda, mida ta ise kätte saab. Oh häda, naisel hõletus prügi silma ja mina pidin arstile maksma 20 €. Sul vedas. Minu naisele hakkas autosilmule ja selleks maksma mulle 20 000 €. Isa, kas $1 000 000 on palju või vähe? Kõik oleneb sellest, kes seda tuleb teenida või kulutada. Miks sa kirjutasid oma kirjandi nii väikeste tähtedega, Germo? Ma lootsin, et siis on pead vähem märgatavad. Kuule, Dominik, mis on sinu arvates kiiruse tipp? See kustutab tule ära, võtad riidest lahti, lähed voodisse ja jõuad enne magama jääda, kui toas pühedaks läheb. Väike Sander ronib naabri oma pirnipuu otsa, et sealt siis pirne tasku pista. Järsku tuleb vaata naabrinu ja Sandrit oma puu otsas näes ütleb ta kohe. Mida sa poiss teed mu puu otsas? Naabrinu, ma nägin, kuidas sinu puu otsas kukkus alla suur ja mahlane pilv ja ma mõtlesin, ma riputan selle tagasi. Ma viskasin täna oma ärastuskella minema. Mis pärast? Ta ajas mu üles. Ema küsib pojalt, mitu õpilaste klassis on? Koos õpetajaga 18. Järelikult ilma õpetajata 17. Hei, ema, ilma õpetajata ei jää klassi mitte ainsatki hinge. Poeg tuleb koolis koju. Ema, kas sa mäletad, et sa lubasid mulle osta 5 jäätist, kui ma saan koolis 5? Jaa, lubasin küll. Mul on sulle hea uudis. Sa pead mulle ainult 2 jäätist ostma. Isa, temperatuur langes. Kas tõesti? Ja kui palju? No umbes paar meetrit. Ja katki läks ka. Vanaema, kas on õige, et halva teost tuleb tasuda heaga? On küll mu väikselge. Anna mulle 5 €. Ma lõhkusin su prillid ära. Mis on valguse kiirus? Küsib õpetaja õpilaselt. Ma päris täpselt ei tea, aga hommik saabub alati liiga kiiresti. Vastab Tanel, kellele meeldib kaua magada. Tänan tähelepanu eest.